Hei, täna on 26. jaanuar, laupäev ja ma tegin selle video sellepärast, et ma tahan rääkida ühest teemast, mis on minu jaoks väga oluline. Ja see on üldse üks mu lemmikteemasid, mille üle mulle meeldib arutleda ja see on positiivsus. Igapäevaselt ma olen üpris rõõmsameelne inimene ja ma käin ringi hea tuju ja naeratusega suul. Aga see ei tulene sellest, et mul veaks ääretult palju. See ei olnud mingit sellist situatsiooni, kus taevast tuli alla ingel ja ütles mulle, et tänasest päevast saadik sul läheb ainult hästi. Vaid mul on sama palju tõuse ja mõõne kui igal teisel inimesel. Nüüd, mis mind viis palju suurema positiivsuseni, oligi see, et ühel hetkel ma sain aru sellest, et väga palju see, kuidas ja mida ma tunnen, on kinni minu peas. Ja selle mõistmine aitas mul hakata vaatama erinevatele situatsioonidele palju paremini ja läbi positiivse spektri. Ning selles videos ma tahaksingi siis anda sulle mõned näpunäited või vähemalt rääkida sellest, kuidas mina jõuan parema positiivsuseni, et võib-olla on sellest kasu. Esimene asi, mida ma soovitaksin teha, on kasutada vähem sõna ei. Seda tehes tulevikuplaane ja näiteks uute võimaluste üleskerkimisel. Väga tihti ma saan sellist reaktsiooni, kus ma lähen mõne uue sõbra juurde ja ütlen, et hei, kuule, et kas sa tahaksid minuga minna piljardit mängima? Ja ma saan vastuseks, et ei appi. Ma ei ole mitte kunagi varem piljardit mänginud, ma ei saa mängida ju, ma ei oska ju. Ma ei ole seda mitte kunagi, ma ei oska piljardit mängida, ma ei saa tulla sinuga piljardit mängima. Kas sa oled proovinud? Sa ei tea seda, kas äkki oled sa järgmine piljardi maailmameister. Sest sa ei ole mitte kunagi proovinud, sa ei tea, kas see sulle meeldib. Võib-olla on see üks nendest asjadest, mida sa tahaksid teha kord nädalas kellegagi. Ja siin ongi hästi oluline see, et me ei sulgeks võimalusi enne, kui me ei ole nagu seda situatsiooni päriselt näinud. Ja me teeme seda hästi tihti. Ja nagu näiteks tuleviku asjadega või suhete koha pealt. Ja see tuleneb hästi palju hirmust. Et me kardame seda, mis võib juhtuda. Näiteks, kui me valime endale tulevast ametit, siis me kardame, et kui ma jälgin enda unistust, siis kas ma suudan saada sellel alal nii edukaks, et see toob mulle tõsiselt igapäevaselt leivalaua peale. Või kui ma näen mõnda tüdrukut, kes mulle tõsiselt meeldib, siis kas ma julgen minna temaga rääkima, kas ma julgen talle seda öelda. Sellepärast, et äkki see vastus, mis sealt tuleb, ei ole päris see, mis ma ootan. Ja me hakkame väga palju muretsema selliste asjade pärast. Aga selleks ei ole mitte mingit korralikku alust. Mina ka sellistes situatsioonides hästi palju nagu küsin enda käest, et mis on kõige hullem, mis saab minu teo tagajärjel juhtuda. Ja siis ma mõtlen välja igasuguseid mingeid huvitavaid ja kohati isegi absurdseid
situatsioone ja ma saangi aru sellest, et väga palju minu hirmud ei põhine millelgi reaalsel, vaid see on lihtsalt minu ettekujutuse vili. Ja tulevik on väga ilus ja seda ei maksa karta, sellepärast et tegelikult me lihtsalt kardame ja hirm on väga inimlik asi, aga me peame mõtlema selle üle, et kas hirm kontrollib meid või meie kontrollime hirmu. Ja see on väga oluline, et me saaksime enda hirmudest üle ning see avab meile tohutult palju uusi võimalusi tohutult positiivseteks ja rõõmsateks kogemusteks. Ja tihti juhtub ka seda, et asjad ei lähe päris nii, nagu ma ootan. Siiski ma haarasin kinni võimalusest ja see ei läinud nii. Järelikult äkki ma järgmine kord ei peaks proovima. Kuid mina leian pigem seda, et kõik halb on millegi jaoks hea. Ma kujutan ette, et sa oled ka seda väga palju kuulnud. Ja mina näen seda asja nii, nagu ütles Bill Hicks, et elu on nagu lõbustuspargi sõit, millel on omad tõusud, omad mõõnad. Ja ma näen seda, et kui mul läheb halvasti, siis see on lihtsalt hoovõtt selleks, et palju suuremad ja paremad asjad saaksid juhtuda. Me ei saa minna ülesse poole, enne kui me ei ole altpoolt korraks hoogu võtnud. Mis ei tähenda nüüd seda, et kui sul hästi läheb, et siis sul peaks halvasti minema. Ja hästi tähtis ongi siis see, et kui sa järgmine kord mõtled selle peale, mida sa tegema peaks ja kas näiteks sa peaksid tuleviku koha pealt valima selle ala, mis sulle meeldib, siis ära ütle ei, enne kui sa ei ole tõsiselt proovinud. Ja ma mõtlen päris tõsiselt proovinud, sest Edison tegi 2000 katset enne kui ta sai lambipirni põlema. Ja selline järjekindlus viib lõpuks sihile. Teine asi, mis on veidikene lihtsam, mis on tunduvalt lihtsam, on see, et sa oled elav organism ja asjad teevad sind rõõmsamaks sellepärast, et sa oled elav organism. Mind teeb rõõmsamaks see, kui ma söön šokolaadi. Mind teeb rõõmsamaks see, kui ma saan sõpradega koos olla. Mind teeb palju rõõmsamaks see, kui ma käin väljas jalutamas. Siis miks ma ei peaks neid asju tegema? Ja ma teengi neid asju väga tihti just sellepärast, et need teevad minu olemise paremaks. Ja väga lihtne asi. Olen nüüd valmis ja naerata. Hei, täpselt praegu, see just sellel hetkel nüüd. Naeratad suured hammastega kõigega värki. Kas ei ole nagu palju parem tunne? Sellepärast, et juba selline, mina teen näiteks seda väga tihti, kui mul on natukene tuju halb ja ma tean, et paljud mu tuttavad teevad ka täpselt samamoodi, et kui sul on halb tuju, siis lihtsalt naeratad ja sul läheb enesetunne automaatselt paremaks. Ainult läbi selle ühe lihtsa asja. Ehk et tuleb teha neid asju, mis sulle meeldivad ja see teebki sinul tuju palju paremaks. Järgmine asi, mis hästi palju on mind aidanud rasketes situatsioonides, on see, et pane nüüd praegu
aeg-ajalt videopausi peale ja otsi endale paber ja pastakas. Nii. Ja nüüd kirjuta sinna paberi peale 5 asja, mis sulle enda juures meeldivad. Need võivad olla täiesti suvalised asjad, 5 asja, mis sinule enda juures meeldivad. Nii. Ja minu jaoks oligi nagu hästi oluline ka see, et ma kirjutasin ülesse endale, mul on olemas arvutis list umbes mingi 30 asjaga, mis mulle minu juures, mida ma pean enda juures hästi oluliseks või mis ma arvan, et on minu juures hea. Ja ma aeg-ajalt loen seda listi, isegi mitte siis, kui mul on halb tuju, vaid ka siis, kui mul on hea tuju. Et mul oleks lihtsalt kogu aeg pidevalt silma ees see situatsioon, et mida ma hindan endas. Ja see teeb mul tuju nii palju paremaks. Teine asi, mida sa saad teha, on see, et kirjutad näiteks vildikaga või mis vildikaga, markeriga kuhugile näiteks peegli peale, mida sa hommikul vaatad. Midagi ilusat endale. Näiteks mul on see situatsioon, kus mul on kodus üks tahvel, mille peale on kirjutatud 3 sõna you are awesome ehk et sa oled äge. Ja hästi tihti ma kipun unustama, et see sinna kirjutatud on. Ja ma tulen koju, mu pea on täiesti paks ja ma mõtlen, et oli see situatsioon, kus oli see tüdruk ja et ma ütlesin seda ja tema ütles seda, aga kui ma oleksin öelnud seda, siis kas ei oleks situatsioon olnud teistsugune ja siis ma näen seda tahvlit ja siis ma vaatan, et aga ma olen äge. Miks mind peaks üldse huvitama see, mis ma rääkisin. Sellepärast, et lõppkokkuvõttes ma olen võimas. Kui tema seda ei märka, siis on see tema probleem, sellepärast, et minu arvates ma olen kõige ägedam. Ja see on hästi oluline, et me tunnustame ennast ja et me näeme seda, mis on meie arvates meis endis oluline. Kindlasti oleks väga hea asi ka üles kirjutada enda suuremad eesmärgid. Sellepärast, et mina kartsin näiteks suurte rahvamasside ees rääkimist väga pikalt. Ja ma kirjutasingi endale üles, et ma ei ole selline inimene, kes muutub suure rahvamassi ees närviliseks. Ja ma lugesin seda aeg-ajalt ja ühel hetkel ma lihtsalt sain aru, et ma olin saanud selleks. Ja see ei võtnud mult väga palju pingutust, kui lihtsalt veidi sisendusjõudu. Nii et väga oluline on kirjutada ülesse asju, mida sa endas hindad ja see, mida sa tahad, et sa oleksid. Nüüd väga oluline on ka see, kui sa tahad saada positiivsemaks, et sa lased negatiivsest lahti. Ja see on väga paljudele väga raske situatsioon just sellepärast, et me kardame jagada, aga mured peab jagama teistega, sellepärast, et ainult selle läbi muutub see koorem kergemaks ja me ei suuda seda koormat lõpmatuseni endaga kaasas kanda. Ühel hetkel me peame lihtsalt seda kergendama. Nii et väga oluline on see, et me läheme kellegi juurde, keda me usaldame ja jagame neile. Me ei pea neile kõiki muresid kurtma, kas või kui ma kurdan ühele sõbrale
ühte muret ja teisele teist muret ja jagan selle erinevate inimeste vahel ära. Aga ma saan need asjad hinge pealt ära. See teeb mul olemise palju paremaks. Teine asi on näiteks see, et negatiivsed inimesed, kes lihtsalt hävitavad sinu põhimõtteid või hävitavad seda sinu maailmapilti, siis ma olen kindel, et sa oled kokku puutunud mingite inimestega, kes on nagu, et sa tahad saada muusikuks. No, sa alustasid liiga hilja, sinust ei saa mitte kunagi muusikut. Et sa tahad saada kirjanikuks. Mis mõttes sa ei ole elu sees ühtegi mingit sellist asja kirjutanudki või nagu sinust ei saa kirjanikku, sinu maailmapilt on liiga kitsas. Ja sa ei tohiks nende inimestega mitte kunagi enam rääkida, sest sellel ei ole mõtet. Ja väga palju me peaksimegi vaatama suhete koha pealt nendele suhetele siis nii, et mida see suhe annab mulle. Ja kui ma näen, et mõne inimesega suhtlemisel see lihtsalt imeb minust elujõudu välja ja ma muutun alati nagu negatiivseks pärast seda, siis ma leian, et sellel ei ole, see suhe ei ole nagu minu jaoks vajalik. Ja see ei tähenda nüüd seda, et me peaksime iga kord, kui kellelgi on meile mingit kriitikat öelda, et me peaksime selle eest põgenema. Ei, kriitika on väga hea ja see aitab ka kindlasti edasi, aga ei maksa kuulata mõttetut siis mahategemist enda kohta, sellepärast et see teeb ainult sinul nagu olemise palju halvemaks. Hästi oluline on minu arvates ka positiivsuse juures see, et minul teeb olemise heaks see, kui ma saan teistele head teha. Ja see ei pea olema midagi ilmatama suurt, et ma ostan talle midagi või et ma parandan tema mingi auto ära. Või kõige lihtsam asi, mida sa saad teistele head teha, on naeratus. Ja minu jaoks nagu see, kas või see 3 sekundit, mis ma saan naeratuse tagasi teiselt inimeselt, on minu arvates niivõrd väärtuslik, et miks mitte seda teha. Ja naeratus on kõige parem kingitus, sellepärast et ta ei maksa absoluutselt mitte midagi, aga ta annab nii palju. Ja sellepärast on väga tähtis minu arvates see, et ma jagan inimestele naeratusi. Aga teine asi, mis on väga lihtne teha, on komplimendid. Ja kompliment ei pea ka olema midagi ääretult võimast või sügavat, et ma ütlen enda sõbrale, et sinu silmad on kui sinised kui meri ja kui ma vaatan nende sügavusse, siis tunnen ma ennast uppuvat õnnelikkuse emotsioonidesse. See ei pea olema midagi suurt ja luulelist, vaid piisab ka täiesti sellest, kui ma ütlen sõbrale, et ma olen väga tänulik selle üle, et sa oled mu sõber ja et mul on sinuga väga hea rääkida. Ja juba selline asi on nagu väga ilus ja väga palju annab positiivsest ka see, kui sa võõrastele teed komplimente. Ja siinkohas on väljakutse ka sinule kui naisele, tee meestele komplimente. Sest mitte ainult naised ei peaks saama komplimente, vaid ka meestele meeldib väga komplimente saada. Ja sina mees võid ka teisele mehele teha komplimente. Miks mitte? See ei võta sult tükki küljest ära, see ei ole midagi niivõrd ennekuulmatut. Võta julgus kokku ja
mine tee kompliment enda sõbrale. ja üks asi, milleni ma juba otsapidi jõudsin ka, on tänulikkus ja selle väljanäitamine. Et meil on väga palju asju, mille üle tänulik olla. Kodu, kus me saame magada, söök, sõbrad, tuttavad, perekond. Ja väga oluline on ka jah, täpselt see, et me näitame seda välja ja me ütleme, et me oleme tänulikud selle eest. Et me ütleme enda emale, õele, elukaaslasele, mis iganes, aitäh selle eest, et ta on näinud vaeva ja ta on valmistanud maitsva söögi. Et me ütleme sõbrale, et kui tänulikud me oleme selle eest, et ta on meie sõber ja kui me oleme kurtnud neile mingit muret või mingit situatsiooni või küsinud nende käest nõu, siis tõsiselt siiralt tänada neid. Minu jaoks üks suurepärasemaid pühi on Ameerikas selline traditsioon nagu tänupühad. Ja kus inimesed lihtsalt istuvad perekeskis maha ja nad räägivad sellest, mille üle nad on tänulikud. Ja minu arvates ei peaks see jääma nagu sellise ühe päeva piiridesse, vaid seda tuleks teha iga päev. Iga päev me peaksime ikkagist kellegile väljendama midagi või kellegile ütlema, et me oleme tänulikud millegi eest. Et see on ka väga oluline, sellepärast et ma olen päris kindel, et sa oled ka kuulnud seda lauset või ütlust, et ole valmis kõikideks väikesteks imedeks, mis sinuga täna juhtuvad. Ja ma alguses suhtusin sellesse ka hästi skeptiliselt. Et minu jaoks ime kui selline tähendas midagi suurt, müstilist, midagi võimatut põhimõtteliselt. Aga nüüd ma vaatan sellele veidikene teistmoodi ja ma näen, et tõesti juhtub palju imepäraseid, palju häid asju minuga iga päev, mille eest ma võin tänulik olla ja mille eest ma olengi tänulik. Kui mulle maitseb söök, kui ma ärkan hommikul hea tujuga, kui ma saan teha asju, mida ma armastan, inimestega, keda ma armastan. See on minu jaoks kõige olulisem. Ja lõpuks ma tahaksingi öelda, et väga oluline on see, et me keskendume pigem heale, mis meiega juhtub. Ja tihti juhtub seda, et natuke halba varjutab väga palju head ära, mis meie elus on. Kuid me peamegi olema valvel selle eest ja üritame seda ära hoida, sellepärast et tegelikult meil läheb väga hästi. Meil on nii palju asju, mis meil on hästi. Ja ei maksa vaadata seda, mis on halvasti, sellepärast et see on kõik mööduv. Ja selle koha pealt ma tahtsingi, mul ei ole väga midagi rohkem öelda. Olge rõõmsad ja öelge teistele, kui ägedad on ja öelge endale, kui ägedad te olete, sellepärast et te olete haigelt ägedad. Vot, leia endale peegel ja kirjuta sinna see üles.